Meie maailma kõige haaravamate mõistatuste keskmes on ootamatud pöörded, mis muudavad iga võimaliku teooria ja iga võimaliku vastuse. Kõige väiksemadki detailid võivad sisaldada piisavalt jõudu, et kogu narratiiv uuesti üles ehitada, kas siis sundides töötava hüpoteesi kokku varisema või pakkudes ilmset vastust, millel napib tõendeid. Number 10. Antigua on suurim saar Kariibi mereriigis Antigua ja Barbuda. See piirkond on kõige kuulsam oma valgete liivarandade ja kaunite vete poolest. See on purjetamise ja veespordi troopiline keskus ning on ka kummituslikuks taustaks kõige veidramatele lahendamata kadumistele, mis saart painavad. Just Antiguani saarel on viimase 3 aasta jooksul mitu inimest kaduma läinud. Nääbersaarte puhul leitakse kadunud inimesed sageli üles. Nad kas leitakse elusana üles või avastatakse hiljem kaldale uhutuna. Antigua ohvrid on aga kadunud ja keegi ei tea, mis nendega toimub. Üks elanik, Patricia Joosep, kirjeldab seda kui vaimset piinamist. See oli tema ema, 74-aastane Jacinth Gage, kes kadus selle 3 aasta jooksul. Patricia otsib pidevalt ereda värvilist oranži vihmamantlit, mida tema ema viimati kandis. Aastatel 2024 kuni 2025 on teatatud vähemalt tosinast kõrge profiiliga juhtumist, kus selle väikese Kariibi merelinna elanikud on sama saatuse osaliseks saanud, kadudes jäljetult. Keon Richardson nähti viimati tema töökohal Sandals Grandi Antiguas kuurortis. Orton Davidsi sõiduk leiti põlenuna ning 3 Barbadoselt pärit kalurit läksid merele, kuid sellest mõistatusest jäid alles vaid nende paaditükid, mis randusid kaldale. Hoolimata ulatuslikest otsingutest, paljudes neist juhtumitest on ohvrid endiselt kadunud ilma ühegi jäljeta. Spekulatsioone on palju. Vastuste asemel pakuvad elanikud vaid teooriaid. Antigua politsei väidetav viha paneb paljusid mõtlema, kas alamakstud osakonnal puudub tahe uurida või makstakse neile selle eest, et nad varjaksid midagi kurjemat, näiteks jõugutegevust või inimkaubandust. Antigua Ajutin politseikomissar Everton Jeffers tunnistas jõudude nõrka esinemist ja tõdes, et arenguruumi on. Ta kutsus ka avalikkust üles jääma avatuks kadumiste suure arvu põhjuste suhtes, sealhulgas võimalusele, et piirkonnas tegutseb elundikaubandus, kuigi selle väite toetuseks puuduvad tõendid. 2025 aasta alguse raporti kohaselt on lahendamata kadunud isikute juhtumite arv Antigual peaaegu 60 ning tõenäoliselt on see nüüdseks veelgi suurem. Kuid üllatav on see, et Antigual elab vaid 100 000 inimest ning saar ise on vaid 108 ruutmiili suurune, mis on umbes sama suur kui Rosenberg Texases. Just sellel väikesel saarel toimub võrreldes elanike arvuga ebaproportsionaalselt palju kadumisi. Ükski selle naabritest ei paista silma nii suure kadunud inimeste juhtumite arvuga. 9. Esimesed värinad tuti Põhja-Carolinas aastal 1874. See oli veebruari alguses, kui maa värises ja Bald Mountaini suunast, mis on 3020 jalga kõrge tipp Broad Riveri basseinis, kostsid salapärased mürinad. Mõned nägid maapõuest tõusma suitsu ja aure ning peagi vallandus tohutu paanika, mida õhutas usuline innukus. Chimney Rocki elanikud otsisid varju ja jooksid elu eest, uskudes, et mägi on kohe purskamas aktiivne vulkaan. Ühtegi sellist katastroofilist sündmust ei juhtunud. Ükski laava ei pursanud pragudest välja ja ühtegi surakivi ei paiskunud olematu vulkaani mäe suust. Kuid järgmised 2 kuud jätkusid mürinad ning Bald Mountainit ümbritsevates maakondades valitses äratuskoosolekut meenutav peatse huku õhkkond. Ajalehed, keda kasvav mõistatus ligi meelitas, kogunesid piirkonda ja kirjeldasid juhtunud kas jumaliku sekkumise või lihtsalt kokkusattumusena. 2 kuud varem oli Posey Owensby, talunik, kes elas McDowelli maakonna poolel Stone Mountainil. See tipp asub Rutherfordi maakonna põhjapiiril, mõne miili kaugusel Chimney Rockist põhja pool Põhja-Carolinas. Roninud mäkke, kus ta väidetavalt pidas 3-päevase äratuskoosoleku, mis kulmineerus 9. veebruaril. Just siin väidetavalt palus ise hakanud jutlustaja issandal maa värisema panna ja sundida tema ümber olevaid patuseid tähelepanu pöörama. Kummalisel kombel vallandasid maavärinad just järgmisel päeval laastamistööd üle maa. Maavärinad, mida varem kunagi polnud olnud. Veist, hobused ja sead lasti metsa lahti ning inimesed, kes elasid mäe läheduses, jõudsid järeldusele, et neil on elada jäänud vaid mõned päevad.
Kui ajakirjandus tuli usulise tulisuse üle nalja viskama, siis geoloog Warren Dupree Wilfordi kolledžist püüdis rahustada ärevil inimeste meeli. Koos grupi üliõpilaste, ühe ehitusinseneri ja ajalehetoimetajaga rändas ta mööda Hickory Nut Gap Roadi, liikus üles ja ümber Baldy ja Stone'i mägede, üle teede ja läbi raskete radade. Meeskond ei leidnud mingeid tõendeid aktiivse vulkaani kohta, ei suitsupilvi ega sulakivimitükke. Seal oli vaid mägi, kuid see mägi mühises endiselt. Pärast seda, kui oli kindlaks tehtud, et uusi teid rajamiseks ei toimunud lõhkamist, jõudsid geoloogid järeldusele, et värinad peavad tulema mäe alt. Ta pakkus välja, et süüdi on vajuvad koopad ja mäeaheliku looduslik koostis. Hiljem omistasid uurijad värinad kivilangustele, mis toimusid mägede all asuvates koobastes. Hoolimata teaduslikust hinnangust jäi siiski õhku küsimus, mis põhjustas mürinate äkilise alguse ja kuidas see oli seotud Posey Owensby palvega. 1874 aastal mürises Rumbling Bald edasi. Lõpuks vaibusid vibratsioonid ja valjud mürtsud, kuid aeg-ajalt on siiani tunda väiksemaid värinaid. Number 8. Inglismaal Oxfordi ülikooli Clarendoni laborifuage lähedal asuvas koridoris asub paeluv mõistatus, mis on põlvkondade kaupa eksperte lummanud. Just siin asub Oxfordi elektrikell, mis on vaikselt helisenud enneolematult pikka aega. See seade pole mitte ainult teaduslik kurioosum, vaid on saanud ka vastupidavuse ja intriigi sümboliks. See oli üks esimestest esemetest, mille füüsik Robert Walker omandas teaduslike seadmete kollektsiooni jaoks. Professor mõistis, kui eriline see oli ja kindlustas selle koha ajaloos 1800 aastate lõpus. Oxfordi elektriline kell on eksperimentaalne elektriline kell, mis koosneb rippuvast metallkuulist, mis liigub edasi-tagasi kahe väikese kella vahel. See, mis võib tunduda lihtsa ja sirgjoonelise seadmena, on tegelikult ühe kummalise mõistatuse allikas. Oxfordi elektriline kell on helisenud juba üles 100 ja keegi ei tea, kuidas see võimalik on. Alates 1840. aastast, mil see ehitati, on see helisenud üle 10 miljardi korra. Seadet toidab aku, mis näib kestvat igavesti ja teadlased pole suutnud välja selgitada, kuidas või millest see aku koosneb, mis hoiab kella helisemas iga poole sekundi tagant kuuldamatult 2 klaasikihi taga. Aastakümnete jooksul on kellast saanud ikooniline vestlusteema, mis on inspireerinud põlvkondi üliõpilasi ja teadlasi mõtisklema mitte ainult selle mehhanismi, vaid ka inimliku arusaamise laiemate piiride üle. Selle saladuste avamiseks peaksid eksperdid selle lahti võtma ja välja selgitama selle sisemised mehhanismid, kuid keegi ei taha selle helisemist peatada ning seetõttu ootavad kõik meeleheitlikult, et see ise ükskord seisma jääks. Keegi ei tea, millal see päev võib tulla või kui kaua aku tegelikult vastu peab. Guinessi rekordiraamatu poolt maailma vastupidavaimaks akuks nimetatud helisev seade ei ole seni näidanud mingeid märke, et see niipea tühjaks võiks saada. Asjatundjad on suutnud kindlaks teha, et keel lööb ühte kelladest ja aku vabastab väikese laengu, tõugates selle teise kella poole. See protsess kordub iga poole sekundi tagant, nagu see on toimunud viimased 186 aastat, ilma et vool otsa saaks. Teadlased on saanud ainult kahtlustada ja teoretiseerida aku koostise üle, kusjuures üheks oletuseks on, et see võib olla sarnane Zamboni patareidega, varajase elektripatareiga, mis leiutati 1812. aastal. Arvatakse, et koostis võib koosneda vahelduvatest metallfooliumi ja mangaanidioksiidiga kaetud paberikihtidest, mida võib olla mitu tuhat kihti paks. Samuti on märgitud, et aku on kaetud sulatatud väävliga, mis toimib isolatsioonina ja kaitseb sisemisi osi atmosfääri kahjustuste eest. Asjatundjad kardavad, et isegi klaaskeste avamine, milles kell asub, võib seda enneaegselt kahjustada ning seetõttu on nad selle puutumata jätnud, oodates, kui kaua see vastu peab. 7. San Francisco linn viitab kaugliini rongile, mis sõitis Oaklandist Californiast Chicagosse Illinoisi osariiki. Seda opereerisid ühiselt 3 ettevõtet, sealhulgas Southern Pacifici raudtee. SP põhiliin järgib Humboldti jõge, viies reisirongi läbi Palisade'i kanjoni Beowawe ja Palisade'i vahel. San Francisco linna Aurolaev tutvustati 1936 aasta juunis ning see on oma ülimalt luksuslike omaduste tõttu pälvinud suurt tähelepanu, muutes selle kuulsaks rongiks, millel on tippklassi hobujõud.
kuid 3 aastat pärast selle teenistuse algust tabas seda tragöödia. Ali, 12. august 1939, kui Ed Hickox kiirustas rongijuhtimiskeskusesse ja võttis seal oma koha sisse. Reis pidi viima reisijad Oaklandisse, kuid oli poole tunni pikkune viivitus. Pärast peatumist Garlandis, Nevadas, mis oli üks vahepeatustest, otsustas Hickox kiirust suurendada, et kaotatud aega tasa teha. San Francisco linn oli nüüd 1,5 miili kaugusel Harnist, raudteeharust, mis asub SB põhiliinil, lõigul Biowa ja Palisade vahel. Sel hetkel suurendas Hickox kiirust 90 miilini tunnis, mis tähendas, et isegi kui ta oleks ees ohtu märganud, poleks ta suutnud õigel ajal pidama saada. Kell 21.33 samal õhtul sõitis rong rööpalõigule, mis oli paigast nihkunud. Pärast selle lõigu tabamist hakkas aururong kiiresti rööbastelt maha jooksma, just siis, kui see ületas 4. silda Humboldti jõe kuristikus. Tolmu ja suitsupahvak andis märku katastroofist, kuid rusude seest ronis välja vedurijuht. Puhta ime läbi jäi Higo kellu ja jooksis ülejäänud tee Harnisse, et telefoni juurde jõuda. Ta helistas hädaabiteenistusse ja vabatahtlikud Beowast ja Garlandist tormasid sündmuskohale. Elujanudele anti kiiresti esmaabi, kuid nad pidid ootama, kuni päästerong kokku pandi. Nad ei lahkunud tragöödias sündmuskohalt enne järgmist hommikut. 5 rongivagunid kanti selle tagajärjel maha, sealhulgas kohvik ja köök, 72-kohaline söögivagun, puhke- ja bufeevagun ning 2 magamisvagunit nimega Twin Peaks ja Chinatown. Rööpad jäeti seejärel mitmeks kuuks kasutusest välja ning järgnenud päevadel viidi läbi ulatuslikud uurimised. Utsamatu pöördena avastati, et rööbaste nihutamine oli tahtlik. Keegi oli eemaldanud kogu rööpalõigu, värvinud selle pruuniks ja peitud selle veerepõõsastesse. Sukeldujad leidsid Humboldti jõest ka tööriistu, paljastades tragöödia kui sabotaažiakti, mis nõudis 4 raske masina kasutamist. Rööbaste liigutamine oleks võtnud aega umbes tunni ning nende lahtivõtmine ülejäänud raudteest oleks samuti nõudnud palju aega. On märgitud, et vaid 4 tundi varem sõitis sama piirkonna kaudu läbi teine rong, ilma et oleks teatatud ühestki probleemist. Uurijad määrasid sabotööride tabamiseks pearaha, mis viis mitme üksiku hulkurite arreteerimise ja ülekuulamiseni, kuigi politsei oli kindlalt veendunud, et vastutaval isikul pidi olema teadmisi raudteetööst. Ülekuulamised ei andnud tulemusi. Ja huvitaval kombel rööbastelt väljus mitu aastat hiljem, 1995 aastal, veel üks rong Arizonas ning uurijad leidsid sellel juhtumil kummalisi sarnasusi San Francisco linna tragöödiaga. Rööpad olid nihutatud sillal, millel oli kõrge muldkeha, täpselt nagu 1939 aasta sündmuses. Number 2. UFO folkloori omamoodi kõrvalnähtus on mustas ülikonnas meeste fenomen. Legendide kohaselt ilmuvad need salapärased pahatahtlikud tegelased välja siis, kui ufode aktiivsus on kõrge. Väidetavalt otsivad need isikud üles pealtnägijaid ja kasutavad neid hirmutamiseks kõhedaid meetodeid, et nad vaikima sundida. Mehi mustas on kirjeldatud kui kaavatu olekuga olendeid, kes on ebaloomulikult jäigad ja keda nähakse tavaliselt ühesugustes mustades ünikondades ja päikeseprillides. Neil on ebainimlik käitumisviis, mis jätab nendega kokku puutunud inimesed arusaadavad häirituks. Paljudes neist kohtumistest tunduvad mehed mustas omavat selget eesmärki, minnes kohe asja juurde. 1947 aasta Harold Dahli juhtumis ähvardati sadamapatrulli töötajat, kes uuris ufod Maury saare lähedal otse tema visiidi ajal. Ja 1952 aasta Albert Benderi ja IFSB juhtumis viis meeste mustas külastus tema ufo uurimise sunnitud lõpetamiseni. Kuid 2016 aastal teatasid Iowa osariigi kaguosas asuva Muscatini maakonna elanikud, et meeste mustas külastus polnud sugugi üheselt mõistetav ning nende visiidi põhjust ei õnnestunudki välja selgitada. Mitmed piirkonna elanikud teatasid kummalistest kohtumistest mustades ülikondades meestega, kes käitusid veidralt ja tekitasid neis ärevust. Üks tunnistaja, R.J. Strong, väitis, et nägi üht meest mööda asfalteeritud teed kõndimas, seljas must vihmamantel. Ta ei teinud midagi ega öelnud midagi, lihtsalt kõndis mööda teed. Ühel naisel oli sarnane kogemus. Ta nägi ühte inimest mustas mantlis mööda teed kõndimas. Tema poeg oli varasemas juhtumis mustades riietes meestega hirmust kivistunud. Mitmed teated paigutasid need kummalised mehed tee äärde ning aeg-ajalt astusid nad teadmata põhjustel liikuvate autode ette.
Mitmed Cassie Pemptitski sõbrad rääkisid talle juhtumist, mis toimus maanteel number 22. Juhtumid olid nii häirivad, et jõudsid isegi uudistesse. KDVQC uudised 6 teatasid, et kohalik politsei püüab jõuda jälile kummalisele nähtusele, kus mustades riietes mehed viibivad öösiti tänavatel. Osakond märkis, et kuigi siin pole toime pandud kuritegu, on selline käitumine siiski üsna ohtlik ja see paneb elanikud arusaadavalt ärevusse. Muscatini politsei on saanud mitu teadet samade isikute kohta, kes hüppavad üle aedade ja kõnnivad majaomanike hoovides. Need kummalised musta riietatud mehed on viinud selleni, et osakond rõhutab, kui keegi peaks nendele veidrikele otsa sattuma, tuleb kohe helistada numbrile 911. Avalikustatud teadete põhjal ei ole ükski neist, kes on nende meestega kokku puutunud, nendega sõnagi vahetanud. Kahvadunäolised kujud seisavad tee servast tardunult, kõndides teadmata suunas ja astudes juhuslikult autod ette. Kõik see on vastuolus nende üldise loomuse ja eesmärgiga. Number 5. 1966. aastal külastas 4 külaelanikku Lääne-Türgis iidset matmispaika. Just nendel aladel asusid 6. sajandi e-kristudel lüüd ja matmiskünkad. Kuid pärast mitmepäevast järjestikust kaevamist ei suutnud grupp ühe hauakambri ukse marmormüüri läbi murda, seega kasutasid nad dünamiiti. Ebaseaduslik arheoloogiline väljakaevamine paljastas lüüd ja aadlinaise haua ja tema aardekogu. Külaelanikud olid esimesed, kes teda pärast 2600 aastat nägid. Nad haarasid hauast kuld- ja hõbeesemed ning kaevasid naabruses asuvatest matmispaikadest välja veel sadu esemeid. Kaevamiste lõpuks olid nad kogunud 363 eset, mis seejärel salakaubana Türgist välja viidi mitme saadetisena läbi Izmiri ja Amsterdami. 2000 kogu eset müüdi $1,2 miljoni eest Metropolitani kunstimuuseumile, mis teadis, et väärtuslikud esemed olid varastatud. Nende tegude tagajärjed hakkasid ilmnema mitte ainult nende endi elus, vaid ka selles, kuidas inimesed nende ümber reageerisid. Paljud külas kuulsid lugusid toimunust ja hakkasid sündmusi sosinal arutama. Külaelanikud mõtlesid varaste võetud riskidele ja nägid, kuidas asjad olid muutunud nende jaoks, kes olid asjasse segatud. Mõned külaelanikud arvasid, et aare oli toonud ainult pahandusi. Küla õhkkond muutus, kui inimesed mõtlesid, kas needus mõjutab veel kedagi, kes on artefaktidega seotud. Külaelanike jõukus ei kestnud aga kaua. Varsti pärast väärtuslike artefaktide vargust ja müümist tabas neid ebaõnn. Üks varastest, nagu üks külaelanik väitis, kaotas 3 oma poega. Seejärel sattus ta õnnetusse ja jäi pärast seda halvatuks. Teine varas koges kiberat lahutust, mis viis ta meeleheitesse. Üks meestest läks väidetavalt hulluks ja hakkas inimestele rääkima, et ta peitis 40 tünni kulda. Röövi kaasosaline, kes müüs esemeid välismaale, olevat läbi elanud täpsemalt avalikustamata ränki aegu ja elanud valudes. Needus ei piirdunud siiski ainult varaste ja salakaubavedajatega. Tundus, et see põhjustas seletamatult õnnetusi kõigile, kes sellega kokku puutusid. Ka muuseumi direktor, kes mõisteti süüdi muuseumi varade müümises hasartmänguvõlgade tasumiseks, sattus õnnetuste ohvriks. Seda mitmel moel, sealhulgas 13 aastat kestnud vanglakaristusega. Mehed, kes olid varguses osalenud, püüdsid oma tavapärase elu juurde naasta, kuid rahutus jäi neid saatma. Inimesed, kes sündmustest teadsid, hakkasid aardesse teistmoodi suhtuma. Selle asemel, et olla rikkuse allikas, nähti seda nüüd kui midagi, mis toob halba õnne. Külaelanikud rääkisid neist sündmustest veel aastaid pärast nende toimumist, kasutades seda lugu teistele hoiatuseks. Corrosive Aarde legend muutus aina tugevamaks ja ettevaatlikkus, mida see tekitas, jäi kogukonda püsima. Aarde avastamise mõju ja sellele järgnenud õnnetus said osaks küla ühismälust, kujundades inimest aru saama häiriva mineviku riskidest. Number 4. Iisraeli allveelaev Dakar eitati teise maailmasõja haripunktis Suurbritannias ja see võeti esmakordselt kasutusele 1943 aastal nime all HMS Totem. Pärast sõda moderniseeriti allveelaev ning see lasti ametlikult vette Iisraeli poolt 1967 aastal. Pärast seda, kui Dakar läbis mõned katsed Šotimaa lähedal, suunati see Haifasse oma ametlikule tseremooniale. Kui see Haifale lähenes, pidid pardalviibijad iga päev raadiosaatjaga oma asukoha juhtimiskeskusele edastama. Suure osa oma teekonnast hoidis allveelaev ühendust Iisraeliga kuni 24 jaanuarini.
Sel päeval möödus ta Kreta saarest ja edastas viimast korda raadios oma asukoha. Järgnenud päevadel viidi läbi ulatuslikud otsingu- ja päästeoperatsioonid. Ameerika Ühendriikide, Türgi, Liibanoni ja Kreeka väed püüdsid kadunud allveelaeva leida, kuid loobusid 5 päeva hiljem. K-129 oli Nõukogude ballistiliste rakettidega allveelaev, mis võeti kasutusele 1960 aastal. Selle kodusadam oli Petropavlovsk-Kamtšatski ja see kuulus Nõukogude Vaikse ookeani laevastiku koosseisu. Laev oli varustatud tuumalõhkepeadega ballistiliste rakettide ja tuumalõhkepeadega torpeedodega. Selle viimane missioon ja 3. operatiivpatrull kapten Vladimir Ivanovitš Habzari juhtimisel lõppes tragöödiaga. 98 inimesega pardal suundus allveelaev rahuaja heidutuspatrullile, mis pidi kestma veebruari lõpust mai alguseni. Martsiks katkesid laeva sideühendused järsult. K-129 oli kadunud ning hoolimata kohesest ja ulatuslikust otsingust ei leitud seda üles ja see kuulutati ametlikult kadunuks. Minerve, diiselelektriivine allveelaev Prantsuse mereväes lasti vette 1961 aastal ja see kuulus 11 Daphne klassi laeva hulka. Minerve oli varustatud 12 torpeedotoruga, millest 8 asusid vööris ja 4 ahtris. Selle meeskonda kuulus 45 inimest, sealhulgas 6 ohvitseri. Kogu meeskond oli pardal, kui alus savapäraselt uppus naastes Touloni sadamasse. Minerve otsingutele kaasati mitu laeva, sealhulgas sukelaparaat ja lennukikandja, kuid midagi ei leitud. Otsingud lõpetati lõpuks. USS Scorpion oli Skipjack-klassi tuumajaamiga ründal veelaev, mis kuulus uue põlvkonna allveelaevade hulka, oli loodud suuremaks veealuseks kiiruseks. Uskumatult kiire allveelaev oli varustatud 6 torpeedotoruga ning kandis nii pealveelaevade kui ka allveelaevade vastaseid relvi. Just tänu oma kiirusele ja täpsusele saadeti USS Scorpion kõrgtehnoloogilistele spionaažimissioonidele. See suunati Vahemerel kõrvale, et kinni pidada Nõukogude mereväeüksust Kanaari saarte lähedal, kuid laev ei naasnud kunagi sellelt missioonilt ja kuulutati kadunuks, saades üheks tuntumaks külmasõja aegseks meremüsteeriumiks. Kõigil neil 4 täiesti eraldiseisval müsteeriumil on siiski üks ühine joon. Kõik 4 neist kadusid samal aastal, 1968, kõik aastal 4 erinevas riigis, vaid mõne kuu jooksul üksteisest. Viimastel aastatel on kõik need allveelaevade vrakid üles leitud, igaüks neist lebab merepõhjas. Aga mis neid katastroofe põhjustas, saab ainult oletada ja see on jätkuvalt spekulatsioonide teema. Aga nendele mõistatustele lisandus veel üks ootamatu pööre. Huvitaval kombel leidis CIA uppunud Nõukogude laeva K-129 ja läbi ünisalajase operatsiooni nimega Projekt Arizona tõi agentuur suure osa sellest pinnale hiiglasliku mehaanilise küünise abil. Missiooni maksumus oli tol ajal $800 miljonit ning see andis väärtuslikku teavet Nõukogude mereväe koodide, krüptograafia ja tuumatorpeedode kohta. Operatsiooni tulemusena toodi pinnale vaid pool K-129-st. CIA seotus ühe neist mõistatustest avab ukse edasiseks spekuleerimiseks ka ülejäänute osas. 3. Patrick Lee, Ameerika poliitik, valiti 1974 aastal Demokraatliku partei liikmena Ameerika Ühendriikide senatisse. Ta esindas Vermonti aastatel 1975-2023 ning oli senati ajutine president aastatel 2012-2015 ja uuesti aastatel 2021-2023. Ametisse astudes sai ta tuntuks liberaalina ning võttis juhtrolli tervisekindlustuse reformimisel. Samuti oli see Leahy, kes edendas andmete ja intellektuaalomandi kaitset käsitlevat seadusandlust. 2002. aastal vaatas Leahy asepresident Dick Cheney kõne ülekannet välisasjade veteranide konverentsil. Tema kõne puudutas sõda Iraagiga, mida Leahy tundis olevat suunatud mitte veteranidele, vaid hoopis meediale, püüdes mõjutada avalikkust toetama sõda Iraagiga demokraatia edendamise asemel. Ta uskus, et valitsus oli pärast 2001 aasta sündmusi muutunud liiga enesekindlaks. Valitsus näis kiirustavat sõtta läbimõtlematult ja ei arvestanud tagajärgedega. Tõeotsingul selle aasta sündmuste kohta ning USA valitsuse poolt algatatud kaootilise kampaania kohta, mille eesmärk oli saada toetust sissetungile Iraaki, sukeldus Leahy salastatud dokumentidesse ja CIA uurimisaruannetesse, mis käsitlesid Iraaki ja Saddam Husseini.
Ta vastas nende aruannete kaudu, et Husseini huvitusid massihävitusrelvadest, kuid see huvi polnud uus. Ta oli selle vastu huvi üles näidanud aastakümneid. Lehi oli samuti skeptiline väidete suhtes, et Hussein oli seotud Al-Qaidaga. Hussein, ilmalik diktaator, samal ajal kui Al-Qaida tegutses religioosse äärmusrühmitusena, kes oli otseselt temasuguste juhtide vastu. Seejärel jõudis Lehi järeldusele, et seos Iraagi ja Al-Qaida vahel ei olnud tugevalt tõendatud. Tal ei olnud ühtegi tõendit vahetu ohu kohta, nagu valitsus oli väitnud. Juhuslikult ja üsna salapäraselt läksid Lehi ja tema naine järgmisel pühapäeval hommikusele jalutuskäigule, kui nende poole pöördusid 2 sportlikku jooksjat. Senator oli neid juba mõnda aega tagasi märganud ja nad olid paarikest mõnda aega jälitanud ning lõpuks lähenesid nad. Need 2 ei tutvustanud end korralikult, vaid küsisid hoopis, mida Lehi arvab talle antud luure ülevaadetest. Tema naine mõistes, et see ei ole vestlus, millest ta sooviks osaleda, kõndis kiiresti minema. Lehi selgitas, et kui ta osaleb briefingutel ja need on salastatud, siis ta lihtsalt ei saa seda tunnistada ega neist rääkida. 2 jooksjad mõistsid seda, kuid küsisid temalt, kas ülevaate andjad olid talle näidanud File 80, millest senaator polnud oma vastuste otsingul kunagi kuulnud ega näinud. Nad ütlesid talle, et ta peaks selle kohta küsima ja et ta võib leida midagi huvitavat. Ei läinud kaua, kui Lehi korrandas, et saaks pilgu heita sellele salapärasele toimikule number 8, toimikule, mis oli otseses vastuolus enamiku sellega, mida ta oli kuulnud Bushi administratsiooni kohta. Täpsemalt keskendus see massihävitusrelvadele ja oli vastuolus administratsiooni õigustustega Iraagi sissetungile. Seejärel hääletas ta sõja vastu. Lehi ei saanudki kunagi teada, kes need salapärased jooksjad olid ega tahtnudki teada. Mõned imestavad, kas need võisid olla FBI või CIA omapäi tegutsevad agendid, kes otsustasid juuslike jooksjate varjus Lehiga suhelda, kuna Lehi oli juba niigi valitsuse väidete suhtes skeptiline. Samuti pole kindel, kas nad üritasid suhelda ka teiste senaatoritega või kuidas nad üldse Failist 8 teadsid, kui isegi Lehi polnud sellest teadlik. Number CAG. 12. novembril 1936 astus mees, kes esitles end kui George J. Stein panka Riponis, Wisconsinis. Ta tuli sinna, et avada $120 suurune hoiukonto. Ta ei esitanud sotsiaalkindlustuse numbrit ega jätnud kodust aadressi. Ta andis telleritele lihtsalt oma nime, mida kunagi ei kontrollitud, kandis raha kontole ja lahkus. Sama mees sama nime allimus 10 teistesse pankadesse üle Kesk-Lääne. Iga kord avas ta kas hoiukonto või laenukonto. Aastatel 1936 kuni 1952 avas ta järjest kontosid 5 Wisconsinis, 3 Indianas, 2 Minnesotas, 1 Iowas ja veel 1 Illinois. 1952. aastal avati viimane Steini konto ja pärast seda ei näinud keegi enam seda salapärast meest ning tema nimele ei ilmunud enam ühtegi uut kontot. Georg J. Stein oli kadunud ja ta jättis endast maha $130,000, mis jäi igal neist pangakontodest nõudmata. Üks uurija, Tom Becker, püüdis selle müsteeriumi põhja jõuda ning hakkas kontosid uurima ja avastas üsna kummaliselt, et ainult ühel neist oli tegelik aadress seotud. Üks Indiana kontodest oli aadressiks märkinud 505 Washington Street. Just siin tegutses ettevõte, mis valmistas mütse, kindaid ja muid aksessuaare. Ettevõte oli palganud rändkaupmehe nimega Ralph Barnett, kes näis vastavat George J. Steini ündkirjeldusele. Barnetti müüvikohad näisid samuti kattuvad kohtadega, kus Steini oli nähtud. Beckeri arvates olid Stein ja Barnett üks ja sama isik, kuid see ei selgita, miks rändkaupmees järsku kadus, jättes raha puutumata. Teine uurija, Francis Stroll, püüdis seda mõistatust lahendada ning avastas, et Stein oli ühele oma sissemaksele kirjutanud tagastusaadressi, mis seekord viis meheni nimega Ed Fay. Ajalehe arhiivide järgi oli Ed Fay kurjategija, kes röövis 1903 aastal Wisconsinis Superiori linnas pangaposti ning põgenes $15,000 väärtuses markide ja sularahaga. Ta arreteeriti varsti pärast seda, kuid põgenes vanglast 1940 aastal ja teda ei nähtud enam kunagi. Skoll avastas, et Steini ja Fay vanused klapivad ning usub, et kurjategija muutis oma nime, et oma kuritegusid varjata, mis võimaldas tal oma rahale ligi pääseda. Kuid puuduvad igasugused muud tõendid, mis kinnitaksid, et kumbki neist teooriatest on õige.
Tundub, et kõik antud aadressid viisid erinevate isikuteni, just nii nagu Stein seda soovis. Pank 1903. See $130 000 on tänaseni välja nõudmata. Number 8. See oli aastal 1888, kui toimus kuulsaim lahendamata kuritegu. Sellel aastal augustist novembrini toimus Londoni Whitechapeli linnaosas rida mõrvu. Sellel aastal dokumenteeriti 5 mõrva, mis olid otseselt seotud ühe isikuga, kuigi kahtlustatakse, et tummatu ründaja oli seotud ka teiste lahendamata kuritegudega, mis toimusid aastatel 1888 kuni 1892. Avalikkus andis ründajale nimeks Rappy Jack ning tänapäeval on ta endiselt mõistatus, kuna võimud ja huvilised uurivad ja analüüsivad kõiki võimalikke teooriaid. Üks isik, kes 1888 aastal kahtlusaluste nimekirja sattus, oli mees nimega Thomas Hayne Cutbush. Tegelikult oli ta tol ajal peamine kahtlusalune. Ta sündis 1866 aastal Kenningtonis, Inglismaal, 3 miili kaugusel Whitechapelist. Ta pärines lugupeetud keskklassi perest, kuid tema lapsepõlv polnud sugugi õnnelik. Kui ta oli veel noor, lahkus tema isa pere juurest ja abiellus uuesti Uus-Meremaal. Ta oli ainus laps ja tema ema ei abiellunud enam kunagi. Nii tema ema kui ka tädi olid väidetavalt erakordselt usklikud ja neil olid avalikustamata neuroloogilised häired. Thomasil ilmnesid juba varakult tõsised käitumisprobleemid ja ta vallandati oma esimeselt töökohalt selle tõttu. Oma teisel töökohal olevat ta väidetavalt lükanud oma tööandja trepist alla. Just sel hetkel hakkas ta ilmutama murettekitavat ja ekstravagantset käitumist. Päevasel ajal isoleeris Thomas end oma kodus ja süvenes meditsiiniraamatute lugemisse. Aga öösiti, kui teised magasid, oli ta Whitechapelis, hüpates üle aedade ja rikkudes avalikku korda. Thomase seisund halvenes jätkuvalt kuni selleni, et oli veendunud, et tema arst üritab teda mürgitada. Ta muutus selle loo suhtes kinnisideliseks. Ta pöördus isegi ühe Londoni tippadvokaadi poole, kuid see pingutus viis ta vaid järgmise pöörase järelduseni. Vandenõu tema tapmiseks hõlmas ka õigussüsteemi. See oli 1888 aastal, kui Thomas oli 22-aastane, kui ta oli täielikult hulluks läinud. Allakäik, mis näis langevad kokku Jack the Ripperi mõrvade algusega. See polnud ainult tema naeruväärne käitumine, mis pani võime uskuma, et tema oli kuritegude taga. Tema füüsiline kirjeldus näis sobivat juhtumis esinenud tunnustega, alates tema eredatest sinistest silmadest kuni huuleni välja. Aga on üks puudujääk teoorias, et Thomas oli Ripper. 1891 aastal mõisteti ta süüdi 2 eraldi kallaletungis, mis toimusid eelmisel aastal ning ta arreteeriti ja anti kohtu alla. Ta tunnistati kuritegude eest vastutavaks arstlikus komisjonis tehtud otsuse põhjal, kus arstid diagnoosisid tal psühhoosi. Seejärel paigutati ta Broadmoori haiglasse, kus ta viibis kuni oma surmani. Aasta, mil ta haiglasse paigutati, jätab 2 aasta pikkuse vahe viimase tunnustatud Ripperi mõrva ja rünnaku vahele, mille tõttu Thomas hullumajja saadeti. Kuigi vägivalla vaibumine aastatel 1888-1890 muudab ebatõenäoliseks, et just tema oli Ripper, ei kõrvalda see teda siiski kahtlusaluste nimekirjast täielikult. Eriti kui arvestada, et Thomas oli Scotland Yardi ülemjuhataja Charles Henry Cutbushi pojapoeg, kes juhtis Scotland Yardi täitevharu. See avas ukse võimalikule politsei vandenõule ja varjamisele, mis andis talle anonüümsuse ning takistas põhjalikku uurimist. Politsei ja peamise kahtlusaluse vaheline seos tuli avalikuks alles 1894 aastal. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 tundmatud ja kohtume järgmises videos.